Vladimir Putin ähvardas täna avalikult Armeeniat avatud sõjaga. Vene diktaator teatas, et Armeenia võimud peaksid korraldama rahvahääletuse Euroopa Liiduga ühinemise küsimuses, mille poole püüdlemist on deklareerinud peaminister Nikol Pašinjan. Pärast seda teatas Putin, et kui Armeenia püüdleb Euroopasse, ootab teda sama saatus nagu Ukrainat. Sest Venemaa ei saa lihtsalt niisama lasta riiki oma mõjusfäärist lahkuda ning on valmis sõjaga oma tahet peale suruma. Ja siin tasub märkida, et Armeenia mitte ainult ei liigu Euroopasse, vaid lahkub ka Venemaa võtmeallianssidest, milleks on kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon KJLO ja Euraasia Majandusliit EAMÜ. Selles saates vaatleme kogu Jerevani ja Moskva konflikti ajalugu ning kui reaalsed on Vladimir Putini ähvardused. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like, jätke selle video alla oma kommentaar ja liitube minu Telegrami kanaliga. Petši News, link sellele on selle video kirjelduses, seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Nii, kõigest järjekorras. Vladimir Putin ütles, et Armeenia võimud peaksid korraldama rahvahääletuse riigi liitumise kohta Euroopa Liiduga. Ja edasi toon sellise iseloomuliku näite. Impertsa Putina. Oleks õige nii elanikkonna kui ka meie kui peamise majanduspartneri suhtes võimalikud vara selgusele jõuda. Näiteks korraldada rahvahääletus. See ei ole meie asi, kuid oleks loogiline korraldada rahvahääletus ja küsida Armeenia kodanikelt, milline oleks nende valik. Siis oleks võimalik minna pehme, viisaka ja vastastiku kasuliku lahutuse teed. Ja siin ütleb iga psühholoog teile, et kõik, mis on öeldud enne sõna aga, ei oma üldse mingit tähtsust. Nii ütleb Vladimir Putin, et see muidugi ei ole. Ja siis rõhutas Putin veel, et sõda Ukraina vastu algas, tsiteerin, riigi astumise või katsega astuda Euroopa Liitu. Näete, selline avaldus. Tema sõnul toimus pärast mitmeid sündmusi ja presidendi Viktor Janukovitši keeldumist Euroopa Liiduga integreerumisest Ukrainas riigipööre, mis viis Krimmi sündmusteni, Ukraina kaguossa seisukohtadeni ja lõpuks sõjategevuseni. Seetõttu ei tohi olukorda äärmuseni viia. Tuleb lihtsalt õigel ajal öelda, et me teeme nii ja naa. Siin pole midagi erilist, kõik tuleb läbi arutada. Ja Armeenia poolel tuleb arutada ja meil tuleb arutada, ütles Putin. Tegelikult ähvardas Putin Armeeniat, et venelased hakkavad oma musta nina nende asjadesse toppima ja on valmis isegi relvastatud tegudeks. Nagu Ukrainasse 2014 aastal. Putin lisas, et see on tõsine küsimus ning märkis, et Armeenia plaanid EL-iga liitumiseks võivad saada arutelu teemaks Euraasia Majandusliidu tippkohtumisel. Ja siin tuletan meelde kogu kronoloogiat. Armeenia Kremli orbiidilt lahkumise protsess muutus pöördumatuks juba 2025 aasta märtsis. Juba aasta tagasi, kui riigi parlament kinnitas ametlikult seaduse Euroopa Liiduga liitumise protsessi alustamise kohta, siis teatas peaminister Nikol Pašinjan avalikult, et Euroopa tee ei ole ühilduv kuulumisega Venemaa meelsetesse blokkidesse. Edasi, Nikol Pašinjani tsitaat. 2025 aasta augustist. Me ei saa istuda kahel toolil. Saabub hetk, mil tuleb teha lõplik valik. Ja kui Jerevan otsustab Euraasia Majandusliidust lahkuda, teeme vastava otsuse. Aga Putin on vihane, võib-olla isegi mitte sellepärast. 2015 aasta mai esimese nädala sündmused. Aasta sündmused olid Kremlile, selliseks korralikuks kõrvakiiluks. Jerevanis toimus Euroopa poliitilise kogukonna tippkohtumine, mis oli lääne mõjudemonstratsiooniks Venemaa niinimetatud tagahoovis. Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus samuti Jerevani, kus teda võeti vastu kui võtmetähtsusega liitlast. Moskva jaoks oli see isiklik solvang. Seejärel nimetas Putini pressiesindaja Dmitri Piskov seda ebanormaalseks. Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi peamine alkohoolik Maška Saharova süüdistas Jerevanit Venemaa julgeoleku vastu suunatud tegevuses. Ja nüüd tuletas Vladimir Putin meelde, et Venemaa Föderatsioon on endiselt Armeenia peamine kaubanduspartner. See on tõsi, peaaegu 40% kaubavahetusest. Vihjates täielikule majanduslikule blokaadile. Siin on oluline märkida, et jah, sõltuvus tõesti eksisteerib. Armeenia sõltuvus Vene gaasist ja Metsamori tuumaelektrijaama juhtimine. Peamised hoovad, millega Moskva Jerevanile survet avaldab.
Teisest küljest on Moskva ametlikult juba tunnistanud, et kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon enam Armeeniat ei kaitse. Prantsuse sõjaliste nõunike kohalolekud Jerevanis, millest Emmanuel Macron teatas tippkohtumisel, tõlgendab Kreml kui interventsiooni. See tähendab, et Armeenia on jõudnud ülemineku etappi. See on tõesti ohtlik etapp. 10. mai seisuga on Armeenia ametlikust lahkumisest Euraasia majandusliidust ja kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonist vaid sammu kaugusel. Aga olgem ausad, veel ei ole lahkutud. Vladimir Putin esitas ultimaatumi. Kas Jerevan peatab eurointegratsiooni läbi referendumi, mille tulemust loodab Putin muidugi mõjutada? Või käivitab Venemaa destabiliseerimisskeemi, mis sarnaneb sellele, mis juhtus Ukrainas 2014 aastal? Aga ka Jerevan saab sellest aru. Peetakse läbirääkimisi Euroopaga, et üleminek oleks vähem valulik. Aga ei tasu pidada Armeeniat nõrgaks, sest praegu need upsakad venelased karjuvad seal, et mis see Armeenia endast arvab. Täna hommikul andis Armeenia peaministri Nikol Pashinjani kantselei välja lakoonilise, kuid karmilt sõnastatud avalduse vastuseks Putini ultimaatumile. Esiteks, keenduti referendumist. Jerevan andis mõista, et ei kavatse Moskva surval referendumit korraldada. Siin järgneb tsitaat avaldusest. Armeenia on suveräänne riik. Meie arengusuund määrati kindlaks parlamendivalimistel ja kinnitati eurointegratsiooni seadusega. Me ei näe vajadust täiendavate kinnituste järele kursile, mis on juba riiklik. Samuti märgin, et ka Armeenial on oma surravahend Moskva suhtes. Ma ei meenutanud niisama, et Macron on juba valmis saatma oma sõjalisi nõunike Jerevani. Allikad Armeenia välisministeeriumis vihjasid, et kui Vladimir Putin, nagu ta ise väljendus, soovib lahutust, siis Armeenia nõuab 102 Vene sõjaväebaasi täielikku väljaviimist Gjumbrist 2026 aasta lõpuks. See tähendaks täielikku totaalselt Vene mõju lõppu, mitte ainult Armeenias, vaid kogu piirkonnas. Sõbrad, siin ma jätan siinkohal mõtte pooleli, kuid tahan kohe meelde tuletada ukrainakeelsele publikule. Mul on nüüd täiesti uus ainult ukrainakeelne YouTube'i kanal, kus me igal õhtul võtame mööduva päeva kokku, keskendudes just Ukraina päevakorrale. Seetõttu jätan lingi selle video kinnitatud kommentaari ja selle saate kirjeldusse. Lingi uuele ukrainakeelsele YouTube'i kanalile. Minge sinna, tellige, kui soovite ikkagi näha uudiseid ukraina keeles. Kirjutage selle video kommentaaridesse oma arvamus, järeldused ja loomulikult tellige see YouTube'i kanal ning pange sellele saatele like. Ja kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu. Selle video kirjelduses olevate linkide ja makseandmete kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile!